Tere ja tere tulemast teise videosse, kus me räägime lähemalt eesmärkidest ja mida eesmärkidega peale hakata. Mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoog ja jätkame täna sellest kohast, kus me eelmises videos, mitte otseselt pooleli jäime, aga lõpetasime. Et kes ei ole seda videot näinud, võite alt lingist selle juurde esimesena minna. Tänase video mõte on selgeks mõelda see, et kui me oleme endale mingi protsessi alguses eesmärgid seadnud, et mida need eesmärkidega siis peale hakata. Sest sageli kipub juhtuma see, et me seame alguses eesmärgid ja hakkame justkui nende suunas minema, aga et siis sinna need eesmärgid jäävadki. Ja heal juhul võib-olla tuleme nende juurde kunagi siis kas, kui me oleme selle protsessi lõpetanud või mingil võrdlemisi suvalisel ajahetkel, näiteks aasta lõpus tagasi ja vahepeal ei ole nendega midagi teinud või nende peale mõelnud. Aga eesmärkide seadmise põhiline mõte või eesmärk võiks olla see, et nad jooksvalt juhivad meie käitumist ja aitavad meil nii-öelda sihti hoida, et me liiguksime selles suunas, mida me tahtsime. Sest jälle meil on vaja mõelda korraks ka selle peale, et on väga vähe tõenäoline, et esimene kord, kui me otsustasime mingit asja alustada, kas hakata midagi uut õppima või muutma mingisuguseid käitumisi või harjumusi, midagi teistmoodi tegema, et need esimesed eesmärgid, mis me välja mõtlesime, olid kohe need kõige paremad ja kõige kasulikumad ja kõige õigemad. Et sageli see võib olla, milliseid vaheeesmärke meil on vaja või mis see täpsem eesmärk tegelikult oli, selgub selle protsessi käigus, siis kui me hindame seda, kuidas meil nende eesmärkide poole liikumisega läheb. Ja üks viis, kuidas mina seda näiteks teen, on see, et kui ma olen need eesmärgid seadnud, siis alguses need eesmärgid lihtsalt on ja ma hakkan nende suunas liikuma nii, nagu ma tol hetkel siis olen mõelnud ja nagu see mul tol hetkel võimalik on. Nüüd mulle meeldib umbes 6-aastaste intervallide järel tulla selle eesmärgi juurde tagasi, aga see ei pea olema täpselt 6 aega, et see natuke oleneb sellest, kui suur see eesmärk on ja millised sinu elu spetsiifilised faktorid või eelistused on, et seal tegelikult ei ole vahet, millise ajavahemikku tagasi tulla, aga et see pigem võib-olla ei peaks olema üleliia pikk aeg, et pool aastat võib-olla on liiga palju enamus eesmärkide jaoks. Ja kui ma selle eesmärgi juurde tagasi tulen, et siis see, mida ma selle eesmärgiga teen, on vaadata selle näiteks 6 aja siis tegevuste peale tagasi ja mõelda selle peale, et kas mul õnnestus liikuda sellele eesmärgile lähemale, B, mis need asjad olid, mida ma tegin, konkreetsed tegevused, mis mul aitasid selle eesmärgi suunas liikuda, C, kui mul ei õnnestunud selle eesmärgi suunas liikumine, mis mind takistas, mille taha ma jäin, näiteks kui ma üldse ühtegi sammu eesmärgi suunas ei teinud või ühtegi nendest asjadest ei teinud, mida ma planeerisin, et mille taha see jäi, et kas mul üldse tuli meelde, et ma tahtsin neid asju teha või jäi see selle taha, et see mõte kadus kuhugi. Või mul oli mõte, et ma hakkan neid asju tegema, aga siis tuli kas mingi takistus, mingi probleem, mingi muu asi vahele. Või ma hakkasin tegema, see tegemine jäi mingil põhjusel pooleli, et ma üritan tuvastada, mis need takistused olid, miks ma ei saanud oma eesmärgi suunas liikuda. Ja neljas punkt, et ma võiksin mõelda ka selle peale, et kas olid mingisugused tegevused või asjad selle 6 aja jooksul, mis ise segasid või takistasid mul eesmärgi suunas liikumist, mis võib-olla ei olnud otseselt selle eesmärgiga seotud. Ja sellisel moel mõeldes, eriti kui ma mõtlen nende takistuste peale, mul suure tõenäosusega
tekib arusaam sellest, et mida mul on vaja veel teha või lisaks teha selleks, et oma eesmärgi suunas liikuda. Ja need asjad, mis mul jäävad nii-öelda puudu teele takistuseks, võiksid olla need asjad, millest saab minu nii-öelda võib-olla vaheeesmärk, mille suunas ma töötan. Ja kui me võtame siit ühe näite, et näiteks kui ma seadsin endale eesmärgiks selle, et ma enne tööd loen rahulikult 20 minutit raamatut, sest see rahustab mind ja häälestab mind päevaks võib-olla positiivselt ette. Ja hakkasin seda tegema, seadsin selle endale järgmise kuu aja eesmärgiks. Kui ma nüüd kuu lõpus istun maha ja vaatan tagasi, et siis esimene küsimus oli meil see, et mis läks hästi. Lugesin enamasti mitte hommikul, ehk siis mitte enne tööd. Mõned päevad jäid vahele ka. Ja ühel päeval õnnestus enne tööd lugeda. Et sellega ma jäin rahule. Mis mind aitas oli see, et mul oli hea raamat välja valitud ja see oli mul laua peal valmis. Miks ma enne tööd ei jõudnud lugeda, oli tavaliselt see, et ma ärkasin liiga hilja ja olid juba töömõtted peas hommikul ja sageli olin ka liiga väsinud, et ma üldse ei jaksanud mõelda selle peale, et ma hakkan mingit raamatut lugema. Ehk siis, kui ma mõtlen selle peale, et mis need muud takistavad tegurid võisid olla, miks mul see hästi ei õnnestunud, et siis üks võis olla see, et ma läksin hilja magama ja ma magasin halvasti. Ja teine võis olla see, et ma hommikul muretsesin tööasjade pärast, sest mul ei olnud sageli võib-olla selget. Mul oli jäänud eelmisest päevast palju asju pooleli, laokil ja mul ei olnud selget arusaama, mida ma täna tegema hakkan. Ja kui me siin nüüd vaatame seda konkreetset nimekirja, et siis siit on väga lihtne, eks ole, genereerida endale võib-olla järgmiseks kuuks ajaks sellised vaheeesmärgid. Et praegu, kui ma jätkan samas vaimus, et siis on suur tõenäosus, et ma ei jõua oma eesmärgini, sest need samad takistused on pidevalt mul ees ja ma jään nende taha kinni. Mida mul oleks eelkõige siis vaja, oleks võib-olla praegu siin parandada seda punkti number 4. Ehk siis mul oleks vaja regulaarselt minna näiteks kell 10 magama, et ma jõuaksin oma 8 tundi ilusti magatud. Ja teine asi, mida ma võib-olla võiksin teha, on see, et ma õhtul teen tööasjadest nimekirja, et mis mul pooleli jäi, mida ma pean järgmine päev hakkama tegema. Et siis ma ei pea hommikul selle pärast muretsema või selle pärast ärev olema ja selle peale oma ressurssi raiskama, vaid mul jääb siis see ressurss üle võib-olla selleks 20 minutiks lugemiseks, eks. Ja need on siis nii-öelda minu sellised 2 vaheeesmärki järgmiseks kuuks ajaks. Ja kui ma järgmise nii-öelda 6 aja pärast tagasi tulen, et siis ma saan hinnata alustuseks seda, et kas mul õnnestus neid teha ja kuidas nende 2 asjaga läks. Ja nende kohta teha need 4 punkti läbi. Ja siis järgmise sammuna ma saan hinnata seda, et kas see, et ma tegin neid 2 asja, reaalselt viis mind lähemale sellele eesmärgile enne tööle minekut raamatut lugeda. Sest võib juhtuda, et ma mõtlen praegu valesti ja et tegelikult, kui ma olen puhanud ja 8 tundi maganud, siis mu pea leiab hommikul mingi muu põhjuse, miks ta seda raamatut ei loe. Et siis mul on see teadmine, et tegelikult see väsimus ei ole see probleem, mille taha see asi jääb ja ma saan selle teadmisega jälle edasi minna ja proovida järgmist varianti vaheeesmärgiks, mis aitaks mind sellele
suuremale lõppeesmärgile lähemale. Vot nii, et see on üks viis, kuidas eesmärke kasutada igapäevaselt, nii et nad päriselt aitaksid liikuda selles suunas, kuhu me tahame liikuda ja jõuda nende siis nii-öelda heade asjadeni, kuhu me tahame oma protsessiga jõuda ja mille nimel me tegelikult pingutame. Nii et soovitan, proovige, kui tekib mingeid küsimusi või muresid, mida te tahate arutada sellega seoses, et siis võite julgesti alla kommentaari jätta ja arutame sellel teemal. Seniks jõudu!